Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Keskütekraanist jookseb kuum vesi, kala saba parketti, siin sokid meil ei müügi. See on pakstu ja laminaadi, neighborhood, teli lift 4. korrus, korter 286. Laagna ja Koka vahel mollid, kõik on tuttavad. Enne kella 10 viinapoe ette ruttavad ja Anatoomi tuttavad. Ei Savika sõbra, Savikas on hundikal, kui kaater siin võtab. Lasnamäe, Lasnamäe, Lasnamäe. Käest kätte jagamismajandus on Lasnast. Siin kartma peab kõikiga kõige nõrgemat vastast. Jürgeni papad ja Ljoše paksumamad, poe ees seisvad Jehovad tunnistajad. Siin abiks enamasti poltuseini kiired jalad, Tysoni rusikad ja suhtlus vene keeles vabad. Une pealt siin juhtuda võib kõike, põrvasid pomme ja vastumaja sõite. Kinnisvara hindasid see ei muuda, mojamees ikka lükkab enne kuute luuda. Nüüd õige hetk laseks rehvi veel et kuulda, laula kaasa Linnared ja Igor ja Julia. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio. Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja mina olen Priit Hõbemägi. Laulis Rolf Roosalu koos ansambliga Öö, mida iganes see peaks tähendama, Lasnamäest. Aga täna on üldse üks tähelepanuväärne päev. 30 aastat tagasi sai raporteerida, et Eesti on Vene vägedest vaba. Homme on 1. september, siis tehniliselt kooliaasta alguse päev ja meil on üleminek eestikeelsele koolile. Täna toimub Eesti 200 üldkogu, mis valib endale uue juhi, aga meie alustame sealt, kus me isegi praegu oleme, ehk Tallinnast ja Tallinna linnast. See nädal on pakkunud tummist poliitilist meelelahutust kõigile, kes Tallinna elu jälgivad. Küll on seal abilinnapeade omavaheline tülitsemine ja meilide vahetamine suurte portaalide kaudu, aga ka välja on ilmunud järjekordne Tallinna Lasnamäe linnaosa vanema kandidaat. No neid on olnud juba üsna mitmeid, ükski neist ei ole pidama jäänud, igaühe puhul on midagi leitud, kes on astunud suure hirmuga ise tagasi, kes on tõmmanud sabajalgade vahele, aga nüüd on üllatus, pool aastat on mööda läinud ja jälle uus. No ja nagu sa ka viitasid, siis sotsiaaldemokraatlik toiduahel Tallinna linnas, mis pidi asendama keskerakondliku toiduahela, on vähemalt sama efektiivne ja tõepoolest see, et kõrvalkabinettides istuvad abilinnapead, üks Reformierakondlane, teine Isamaasse kuuluv Kristjan Järvan ja siis Pärtel Pere klaarivad oma arveid kõrvalkabinettides. Klaarivad oma arveid meedia vahendusel on iseenesest ju meedia jaoks väga põnev ja huvitav ja lugeja jaoks väga põnev ja huvitav ja meil põhjus siin rääkida, aga ikkagi tundub natuke naljaks, et huvitav, kaua see Tallinna võimuliit siis püsib, aga tõepoolest ma viitasin sellele keskerakondliku toiduahela vahetamisele sotsiaaldemokraatliku toiduahela vastu ja see on toimunud ikkagi väga perfektselt riigi tasemel ja ka linna tasemel. No ega toiduahel on jäänud ju põhimõtteliselt samaks, lihtsalt on üle võetud ja selles osas ju ongi, et Vabandust, Marek, üks lubadus, mida ütlesid ka sotsid võimule tulles oli
toiduahela purustamine, purustamine tähendab ühte asja minu mõistes kui asendamine. Ja ei, no vaata nii ja naa, eks ole, et vilja ka purustatakse, et sellest uut leiba küpsetada ja mis kõik veel. Aga siin on juhtunud selline kummaline asi, et kõik ju lootsid või ütleme selline ühiskonna ootus avalik oli. Keegi seda muidugi välja ei öelnud, kui Ossinovski või keegi oleks võinud seda teha, ta seda ei teinud, et tõepoolest siis lõpetada suhtlus sellise keskerakondliku taimelavaga või broileri farmiga, et sealt kuna inimene, kes on olnud Keskerakonna broileri farmis, tal on juba ootused, et et peab mingisugune suhe ja suhtestumine võimuga olema. Ja kuna ju selles mõttes au tehes Ossinovskile ja sotsidele, et nad ju ei öelnud, et plats tehakse puhtaks. Vastupidi, et plats tehti puhtaks küll formaalselt, ütleme, Kõlvarti juhitav Keskerakond elimineeriti, aga sealt imetakse jätkuvalt sellesama käitumisalgoritmi või DNA-ga inimesi ju edasi võimu juurde ja olemuslikult ei muutu ju sellest linna käitumises või linna suhtluses mitte kui midagi. Et kui inimene kord on Keskerakonnas koolitatud olema selline empaatiavõimetu kaabakas, siis ta on seda ju edasi ükskõik millises erakonnas ja see, kui neid inimesi juurde imetakse, siis linnakodanikud lihtsalt imestavad selle üle ja tunnevad ennast võib-olla natukene isegi petetult, sellepärast et midagi olemuslikku ju ei muutu. Ja nüüd nendest kaklevatest ju abilinnapeadest, et see on ju ka selline omapärane värk, et mille nimel siis kakeldakse või miks kakeldakse, et seal on ka ikkagi, nagu me teame, et ega Järvan ei olnud väga edukas minister ja Pärtel-Peeter Perest ei tea me ametnikuna suurt midagi, tema elulugu on üsna tühi, kuigi ta on pidanud erinevaid ameteid, ka politsei pressiesindaja oma vist näiteks ja ometi selles linnas sünnib ju jätkuvalt samad asjad, mis ka ennem, kui me Keskerakond ju toimetas niimoodi, et mäletan siin ühte bussiliinide ümberkavandamist, kus siis 8000 mäheelanikku protestisid selle vastu, et miks nendega ei arvestata. Ja samamoodi sülitas neile ju härra Järvan näkku ja ütles, et mis te välisete, et meil on uuring ja uuring ütleb, et teil ei ole vaja sinna sõita, kuhu te tahate sõita. Ehk selline lödisus nagu Tallinna linnavõimu puhul kestab edasi ja siin ongi nüüd ju nii, et ega järgmise aasta valimisteks on palju võimalusi. Palju võimalusi ja tegelikult see sama Isamaa ja Reformierakonna abilinnapeade tüli on ju natuke laiem, sest et Isamaa on väga selgelt protestinud ka praeguse Lasnamäe linnaosa vanema kandidaadi ehk siis endise Lasnamäe linnaosa vanema juhi ja sotsidega liitunud uue kandidaadi vastu. Et ma eeldan, et see koalitsioon ilmselt ikkagi järgmiste valimisteni püsib, sellepärast et ega mänguruumi väga palju ei ole, et keda siis Isamaa asemele võtta, et EKRE-t ei saa, Keskerakonda ka enam ei saa ja nii edasi. Aga sotsid on ju selgelt valinud oma poliitika ja noolivad väga hästi venekeelset valijat ja võtavad väga selgelt üle Keskerakonnale omistatud poliitikat. Selles mõttes nad on head õpilased. See on üks üsna levinud hüüdlause tänapäeval ja see ei ole hüüdlause, see on faktidega tõestatud. On üsna levinud hüüdlause selles mõttes, et sotsid on uus Keskerakond ja tee mis tahad ja see uus vana kandidaat Juliana Jurtšenko, kes on kunagi olnud siis Lasnamäe linnaosa valitsejanna ja nüüd võib-olla saab selleks uuesti. Tema ei ole ju, tema on lihtsalt selle haiguse sümptom, aga see juurpõhjus on kuskil mujal ja see juurpõhjus on seal, et alati on Eestis olemas üks erakond, kes saab aru, et kui ligi poole Tallinna elanikkonnast või ligikaudu poole Tallinna elanikkonnast moodustavad venekeelsed inimesed, et siis nende häältega mitte tegelemine on lihtsalt rumal. See, kuidas Edgar Savisaar oma korruptiivset süsteemi üles ehitas, see toimus meie kõigi silmade all. Nüüd Jurtšenko paigutamine Lasnamäe linnaosa valitsejanna kandidaadiks on väga tähelepanuväärne selles mõttes, et see justkui eeldab, et inimestel ei ole iseseisvat mõtlemist või et neil puudub
siis mingisugune ajalooline poliitiline mälu. Te lihtsalt kujutate ette, et eile veel või üleeile, paar päeva tagasi seesama inimene oli Keskerakonna liige, siis sai temast Sotsiaaldemokraatliku erakonna liige ja pärast seda tuleb välja, et ta on täiesti koššer, siis ellu viima selliseid asju nagu üleminek Eesti koolile, olema mitmesuguste algatuste poolt, mis tahavad Tallinnast teha Tallinna ja Eesti linna. Ja muidugi, me võime ju siis öelda, et jah, Saulusest võib saada Paulus, aga kas Juliast saab Julianna, noh, ma ei tea, tegelikult see näitab sellist sotside poolt väga sellist, see on küüniline mäng ja me oleme näinud, kuidas siis kõik need erinevad kandidaadid, keda on Lasnamäele lükatud, on kõik sellised kahtlased, nad on piiripealsed ja kuna need on olnud juba mitu, siis me näeme seda, mida sotsid tegelikult tahavad. Sotsid tahavad seda, et Lasnamäe inimesed näeksid, kõik jätkub samamoodi nagu oli Edgari ajal, kõik jätkub samamoodi, ainult et hääled ei lähe mitte enam Keskerakonnale, vaid lähevad sotsidele ja nad saavad Tallinnas teha seda, mida nad ise tahavad, ka oma toiduahelat ehitada. See on kindlasti üks põhjus, aga Juliana Jurtšenko puhul on ikkagi hämmastavaid asju. Üks, mis mind väga hämmastas, oli see, et kui tema käest küsiti, miks ta lahkus Keskerakonnast, siis ta põhjendas seda, mäletate mehed, millega? Sellega, et Keskerakonnaga liitus Jaak Madisson. Vot nii, ei ole võimalik, et ühe inimese liitumine ühe erakonnaga tähendab teise inimese lahkumist sellest erakonnast. Põhjusi leiab alati. Põhjus leiab alati, see on otsitud põhjus, aga iseenesest sotsidel on ju suurepärane võimalus jätkata tõepoolest, nagu sa Priit mainisid, Lasnamäe valitsemist inimesega, keda lasnamäelased tunnevad. See on ikka küüniline tegu. Ma juhin tähelepanu veel ühele aspektile, mis selles retoorilises dispuudis aset on leidnud ja täiesti, kuidas ma ütlen, korralikud inimesed ühtäkki ja ütlevad, ja me oleme nõus muidugi, et Jurtšenko saab selle koha, aga siis ta peab avalikult eesti ja vene keeles oma seisukohtadest lahti ütlema. Ehk et nagu ühtepidi jaburus peegeldub edasi teistpidi jaburuseks, mis mõttes seisukohtadest lahti ütlema, et inimene on vabatahtlikult oma seisukohti väljendanud ja mis pagana meetod see siis on, et on see siis inkvisitsioon, kes siis ütleb, ja, ta tunnistas, et maaga on niimoodi, et maa on universumi keskkohas ja selle tõttu me teda ei põleta. Et ühtepidi kiivaminek tähendab seda, et teistpidi tekib selline, nagu kuidas ma ütlen, meelsuskontrolli mehhanism, mis poliitiliselt on ju täiesti hullumeelne. Et mis mõttes, tunnista üles, et sa ei ole enam see, kes sa olid. Inimene on öelnud, kes ta on. Me teame, kes ta on. Me ei saa uskuda sellesse, et inimesed üleöö muutuvad ja ometi me kasutame neid ja otsime siis järgmised, mis on minu meelest nagu poliitiliselt ja kultuuriliselt väga ohtlik argumendi, et las ta ütleb enda seisukohtadest lahti, las ta ütleb isast lahti, las ta ütleb emast lahti. See on jabur. Nii, aga selge, seda me näeme, kas siis Jurtšenko sinna jääb või leitakse uus selline kameeleoni moodi kandidaat sinna, kes eile oli ühte värvi ja täna on teist värvi, eile oli roheline, täna on punane, aga üks oluline teema, mis kõigi Eesti inimeste tähelepanu on paelunud, on siis riigi võlakirjad, mis on nüüd esimest korda mõeldud eraisikutele, nii-öelda jaevõlakirjad, et igaüks võib need osta, siiamaani on need olnud peamiselt institutsionaalsed ja nende riigi võlakirjade eesmärk on siis koguda umbes 200 miljonit eurot, järgmist kolmapäevast saab neid siis osta ja igaüks, kes tunneb, et ta tahab oma riiki toetada, saab endale soetada 100-eurose alghinnaga riigi võlakirju ja 2 aasta pärast neid siis tagasi lunastada. See, kuidas ja kas need tagasi peab lunastama riik. Ja, riik muidugi. Ja see, kas ja kuidas need on nüüd seotud riigikaitsega, see on nüüd omaette teema, et seda peaks nagu põhjalikumalt arutama, aga selline võimalus oma raha paigutada on olemas, muidugi alati on võimalus ka panna tähtajalistele hoiustele, mida Eesti inimesed väga palju ei kasuta, aga nagu statistika ütleb, inimestel on
pangaarvetel aina rohkem ja rohkem raha. Ma küll ei tea kedagi, kes oleks, aga statistika räägitakse, ei valeta. No nagu ikka on, ütleme umbes 80% nendest hoiustest 20% inimestel või natuke teistmoodi, et jaotuskõver on ikka sama. Lihtsalt küsimus nende võlakirjade osas, mis on iseenesest väga tänuväärne ja hämmastav, et nii hilja selle peale tundi, sellepärast et väga paljusid asju pidanuks nagu ammu juba rahastama just nimelt riigi võlakirjadega, kui rahast napib. Ja ainukene nagu küsimus on selles, et jällegi, et no praegusel hetkel see 3% aasta intress on parem muidugi, kui raha lihtsalt kontol vedeleb. 3,3, aga ometi jääb see alla inflatsioonile ja nii edasi, ehk et nüüd aga on kõrgem kui pangakontol hoida. Ei ole alati enam, et seal saab teha tähtajalisi hoiuseid ka paremate hindadega ja nüüd ongi nagu küsimus selles, et noh, jällegi, et mingitel kaalutlustel on sellise intressiga võlakirja tekitatud ja nüüd küsimus olekski selles, et kui me tõesti sooviksime, et inimesed oleksid vaimustunud sellest võlakirjast ja ostaksid seda rohkem, siis ilmselt oleks põhjust olnud upitada see veidi üle nii-öelda selle inflatsioonitaseme ja võib-olla lunastamise aeg panna ka veidi pikemaks, mitte 2 aasta pärast, vaid pikema aja pärast. Aga noh, jällegi raske nagu nõu anda, keegi on selle mudeli välja mõelnud ja iseenesest tulnud seda mudelit kasutada väga paljudel varasematelgi juhtudel, kui inimestel tekkis soov, et äkki võtaks hoopis laenu valitsused, kes on ju võtnud järjest ja järjest, et laenata seda raha oma inimeste käest. Ja ma arvan, et see on hea plaan, lihtsalt jälle nagu esimest korda tehtult näeb, et see hakkab logisema, sellepärast, et ühiskonnas väga palju arvamusi ei tea, kas ma ikka ostan ja mis iganes ja Ja, aga seda peaks natukene arvutama, et Postimees on arvutanud seda nii, et 3,3% intressi selle pealt, hoiuse pealt on siis, või selle võlakirja pealt on siis nagu preemia, aga selle tõuseb tulumaks ära. Et 3,3% intress tähendab siis seda, et kui sa ostad 10 võlakirja siis 1000 euro eest, saad teenida aastas 33 eurot. Nii, ma ei tea, kas kellelgi hakkasid kõrvad liikuma või mitte, aga selle pealt omakorda läheb maha tulumaks, mis siis kerkib 2025. aastast eraisikule 22% peale, ehk kätte jääks inimesele umbes 26 eurot puhast tootlust aastast. Ühe asja sa jätsid täiesti mainimata ja see on inflatsioon, mille puhul ennustatakse seda järgmiseks aastaks umbes 5% keskmiselt, seal on siis kõik kulud sees, energia ja see tootlus ei kata inflatsiooni, ehk miinusesse ja nii või teisiti. Nüüd on siin ehk teiste sõnadega lihtne kaine arvestus ütleb, et rahalise paigutuse mõttekuse juures ei ole mõtet sellega eriti tegeleda. Nüüd jääb nagu teine, aga noh, ütleme niimoodi, et raha siiski säilib. Et nüüd on teine küsimus, et kui teha seda puhtast patriotismist, sellepärast, et öeldud on, et see raha läheb siis Rahandusministeerium kinnitab, et seda raha kasutatakse eelarve puudujäägi ja kasvanud kaitsekulude katteks. Nüüd sellest see ütlus, et eelarve puudujäägi ja riigikaitsekulude katteks, et see on üks selline, minu meelest selline saatanlik versioon sellest, kuidas tappa inimeste patriotismi. Kui sa teed riigi võlakirjad ja ütled, see on selleks, et meie riigi julgeolek kasvaks, igaüks saab panustada ja võib-olla tõepoolest saad selle 1000 euro eest 2 aastaga 26 eurot ja no ja mis siis, aga ma aitasin riiki. Aga kui siis ütleb sulle majandusministeeriumi ametnik või isegi rahandusminister ütleb nii, et aga tegelikult pole üldse teie asi, kuhu me selle raha paneme, et võib-olla kindlasti osa läheb siis kaitseotstarbeks, aga osa läheb kuhugi mujale, siis eestlane on selline skeptiline tegelane, ta hakkab mõtlema, ja kuhugi mujale. No kuhu siis raha pannakse, kui teda on? Kõigepealt pannakse kuhugi mujale ja siis pannakse sinna, kuhu on lubatud. Ma olen sinuga täiesti nõus selles mõttes, et tegelikult oleks võinud ilmselt nimetada ka neid ka riigikaitse võlakirjadeks. See oleks väga hea mõte olnud. Absoluutselt, emotsionaalselt oleks see kindlasti palju rohkem töötanud, aga see oleks muidugi tähendanud ka seda täiesti mustvalget ja selget ja ühest kontrolli, et riigikaitse võlakirjadesse investeeritud raha või siis inimeste riigile laenatud raha oleks läinud riigikaitsesse. Ja vot nüüd satume me tupikusse, sellepärast, et ma ei ole kuulnud mitte ühtegi ministrit, kes ei seoks oma haldusala riigikaitsega. Osaliselt on see ju õige. Kõik
on seotud julgeolekuga ja kõik haridusest tervishoiuni ja eelarvest, ma ei tea, regionaalarenguni on ju seotud riigikaitsega. Aga need riigivõlakirjad või rahvavõlakirjad, millega riik siis laenab inimestelt raha 3,3% intressimääraga, ei lähe otseselt riigikaitsesse, ehk siis tegelikult seda teadmist pole. Ja ma arvan, et see tuhin oleks olnud palju suurem, kui oleks tõepoolest selgelt tõestatud ja selgelt mõõdetav, et see laenuraha, inimestelt laenatav raha läheb meie riigi kaitsmiseks. Otse ja inimesed võiksid ju rahul olla selles mõttes, et kui me rööbiti näeme uudiseid selle kohta, kuidas ühe või teise ministeeriumi ametnikud ja ametnikud sõidavad küll Saaremaale, küll kuhu iganes nädala lõppu veetma ja seda öeldakse, et oi, et see on meil ju selline innovatsiooniline tegevus ja kõik muu siin. Loomulikult kellelgi ei ole isu kinni maksta, ütleme niimoodi, pikemat suvepuhkust ja lõbutsemist, mida tehakse riigi kulul ja inimesed on valmis panustama riigikaitsesse, olgu see ka väga selge. Ja, et see on iseenesest on see tendents olnud pikaajaline, et me mäletame ju seda, kuidas eelmiste suurjooneliste Reformierakonna valitsuste tegevus siis oli suunatud sellele, et koondada riigieelarvesse kõik sellised suuremad rahavarvud, mis olid nagu eraldi. On see siis töötukassa, on see siis tervisekassa selleks, et saaks need rahavarusid siis nagu ühiselt kasutada. Varem see oligi teistmoodi. Ja ma ei tea, mis on nagu konkreetselt selle põhjused, aga see paistab olevat umbes mingisugune ideoloogia osa, umbes samasugune jutt nagu, et mitte mingisugusel tingimusel ei ole võimalik siis maksuküüru kaotamist maha tõmmata mitmesugustest arveraamatutest, et see meil peab olema nagu nui neljaks. Seda me näeme kindlasti järgmisel nädalal, kui need võlakirjad turule tulevad, et milline kampaania nendega kaasneb, milline on nende prospekt, nii nagu tuleb mingisugune uus ettevõtte tuleb siis oma aktsiatega turule, on selleks prospekt ja räägitakse, milleks seda asja siis, kuidas investeerida, millised on tingimused ja nii edasi. Et sellise asjaga peab kaasnema mingisugune kampaania, see on täiesti selge, eks ole, ei ole võimalik, et lihtsalt ajalehed kirjutavad, et need võlakirjad tulevad ja siis ongi kõik. Aga on tõeliselt kurb, et see suurepärane võimalus mängida välja need võlakirjad sellise patriotismi puhangu peal, sellepärast, et Eesti inimesed on ju nõus olnud nii-öelda julgeolekumaksuga ainult ühel põhjusel. Nad saavad aru, et Eesti julgeolek vajab hoidmist, vajab tugevdamist, aga siis, kui tulevad riigimehed ja isegi kõrged ministrid, kes hakkavad rääkima, et see ei ole teie asi, kuhu me selle raha paneme ja küll me juba vaatame ja siis meil on vaja seda panna siia ja tänna ja ma tean midagi paremini, mida teie ei tea, siis see tõmbab selle entusiasmi maha ja kui nüüd peaks juhtuma, ma loodan, et see nii ei ole, kui peaks juhtuma, et entusiasmi nende võlakirjade heaks ei ole, siis palun väga, mõned valitsuse liikmed, vaadake endale ise näkku. Aga realism on see, et Tervisekassa teatab, et neil on puudu 200 miljonit, haridusministeerium teatab, et nad kärbivad lähiaastatel 800 miljonit ja nii edasi. Nii et tegelikult õppida tuleb nendelt, kes müüvad oma ettevõtteid ja arusaadavalt ei ole ükski valitsuse liige pidanud midagi oma vastutusel tegema. Seda on näha nende juttudest, sellepärast, et tõepoolest, nagu Priit ütleb, öelda, et oi, me kulutame seda sinna, tänna ja kolmandasse kohta. Inimesed, kes ostavad ettevõtete aktsiaid, inimesed, kes ostavad ettevõtete võlakirju, tahavad väga täpselt teada, mis selle rahaga juhtub. See ei ole abstraktsioon, võlakirja raha ei saa olla laiali jaotatud eelarvesse sellisel moel ja see nii-öelda psühholoogiline moment on ülioluline ja selle ignoreerimine näitab veel kord, et valitsus on oma olemuses irdunud tegelikult. Sellise investeeringu tegemise puhul on üks väga hea viis, kuidas iseendale selgeks saada, et kas on mõtet seda investeeringut teha või mitte. Sa kujutad seda, näiteks seda kui sa kujutad endale ette see, kellele sa raha hakkad andma, kelle osakuid sa hakkad ostma, siis küsi enda käest. Kas sa annaksid sellele inimesele oma raha? Ära mõtle selle osaku, ära mõtle aktsia ja ära mõtle ettevõtte peale, vaid mõtle selle inimese peale, kes on selle taga. Kas sa annaksid talle oma rahast 10 000 eurot näiteks? Ja siis võib olla, et tulemus on hoopis teissugune. Ja et ei, talle ei annaks. Ja mõelge siis niimoodi,
kas sa annaksid sellele valitsusele 10 000 eurot oma raha? Ja siinkohal väike paus. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkab. Ainar Ruussaar, Marek Strandberg, Priit Hõbemägi Kuku Raadio otsestuudios, akende taga vihma ei saja, aga klaasid on märjad ja räägime nüüd natukene sellest suurest poliitilisest showst, mis täna toimub. Eesti 200 üldkogu ja see on iseenesest selline väga mitmeti mõistetav asi. Eesti 200 saab tohutult tähelepanu, neil on hulk kohti Riigikogus, aga samal ajal seda erakonda sisuliselt ei ole olemas, nad pidevalt kisklevad, neil on ideed, mida nad ei ole suutnud siis mitte kellelegi selgitada, et mis asjad need on, mille eest nad tahavad ja kui sa räägid mõne Eesti 200-lasega, siis ta vaatab sulle suurte silmadega otsa, kuidas sa ei saa aru sellest, mida tähendab personaalne riik ja pikk plaan, ütlen ausalt. Saan aru, mida tähendab pikk plaan, püüan ise selle järgi elada, ettevõtted elavad selle järgi, saan aru, mida tähendab personaalne riik minu enda jaoks, et riik minu soove ja vajadusi võtaks hästi kuulda, aga mida see tähendab poliitilise erakonna jaoks ja kuidas seda kõike ellu viiakse, see on minu jaoks väga segane, aga ometigi see erakond on saanud tohutult palju tähelepanu, saavad seda veel täna edasi ja praegu nad siis omavahel jagavad puid ja maid, et kes saab uueks juhiks ja see küsimus on tegelikult väga huvitav. See on huvitav küsimus jah, aga ma võtan enne veel, kui me läheme juhi juurde, võtan selle erakonna tegevuse natuke klotsideks lahti ja tegelikult see, mida on teinud nende sellesse erakondadesse kuuluvad ministrid, see on palju tähelepanuväärsem. Paraku ilmselt ei seostata neid asju väga palju just nimelt erakonna Eesti 200-ga. Võtame haridusministri valdkonna, tegelikult on seal tehtud ikkagi päris palju samme, ma ei räägi eestikeelsest hariduse üleminekust, mis lõpuks ometi sai teoks nüüd, aga on ka väga palju teisi asju, mis tegelikult võiksid kuuluda pigem nagu näiteks Isamaa portfeli, seaduste tõlkimise lõpetamine vene keelde, Eesti 200 ministri Liisa-Ly Pakosta otsus, väga õige otsus ja sellistest pisikestest sammudest tegelikult me peaksime minema Eesti riigi tugevdamise suunas ja astuma natukene venekeelse valija poole naeratavat sotsiaaldemokraatlik erakonna varba peale, aga paraku ma kardan, et seda ei seostata Eesti 200-ga, aga jah, tõepoolest täna on juba istuvad Eesti 200 inimesed koos ja valivad siis endale esimeest ja ka juhatust. No vot, ega me ju ei tea, mis sellest asjast saab, et kas sellele järgneb laeva viimane ohe, nii nagu on põhja läinud purjelaevad või plahvatusega, nagu on põhja läinud aurulaevad, kui katlad lõhki lendavad. Aega ju on, aga iseenesest see, kuidas ma nüüd ütlen, see saamatus Priidu kirjeldatud kontseptsiooni nagu kirjeldamaks, et inimesed sellest midagigi aru saaksid. Et see pikk plaan oli loomulikult pikk plaan erakonna jaoks ja personaalne riik oli täiesti sõnuseletamatu lobajutt, mida kogu aeg räägiti, mida ei olnud võimalik kuidagi konkreetselt aru saada, et vabandage, mida te siis seal silmas peate. Ja arvata võibki, et kuidagimoodi siis infoärimehed või IT-ärimehed olid siis nagu selgitanud, mida see nende meelest tähendada võiks ja siis nagu truualamlikud erakondlased olid püüdnud seda nagu järgi häälitseda, aga nagu kuldnokk, et ta teeb küll häält järgi, aga päris hästi aru ei saa, mis seal toimub või rääkib papagoi. Ja ses osas on selle erakonna nagu edasine elu üsna nukker, sellepärast, et ka oludes, kus neil oli võimalik käivitada üht või teist majanduse kasvatamiseks, kas me nägime midagi, me kuulsime ainult loba, aga kas oli mingi tegevus? Ei, ettevõtjad ei saanud aru, mida neile lubatakse või tehakse ja niimoodi vajuvadki praegusel hetkel põhja küll, puitmajade ehitajad ja kes iganes üksteise järel ja see, kui suur pankrottide laine ja kui suur turupuudus tegelikult tekkis selle paljulubava erakonna valitsemissektoris on ju üsna nukker.
kui ma ei tea, kas nüüd selline pankrottide laine ja selline majanduse allakäik on seostatav no ikka on, et vaata, seos on ju lihtne, et kui sa tuled, sul on nagu ettevõtjad, kes on kuulnud, et sa lubad midagi majanduses teha, sa lubad uusi turge avada ja tekitada ja mis iganes, need on lubadused, need on poliitilised lubadused. Ja kui selle peale ettevõtjad lihtsalt ütlevad, et midagi ei tulnud ja me paneme oma poe kinni, valitsusvastutus ei ole ainult sõnakõlks, et see tegelikult on teises valitsuses juba on Eesti 200. Selge see, aga ega siin, kui tõepoolest poliitika hakkab raha kiirelt panema selle peale, mida uus erakond lubab, siis ma ei tea, siis ta saab kõrvetada ja tõenäoliselt see näitabki tema kui nagu ettevõtja sellist nagu võimetust kaugemale ja sügavam näha, aga räägime sellest, et kes siis, et mille üle seal siis üleüldse nagu arutatakse ja jageretakse, et tõepoolest, et Eesti 200 võib rahulikult järgmiste Riigikogu valimisteni olla seal, kus nad on, poliitikas võivad asjad ka muutuda, eks ole, täna oled keskerakondlane, homme oled sots, eile oled keskerakondlane, täna oled Isamaa poolt valitud siis Euroopa Parlamendi liige ja neid imesid täna mängid saksofoni, homme reedad riigi. Absoluutselt, need imesid ikka juhtub jah, et aga siis imede teater, mis toimub siis Eesti 200 üritusel täna, siis on seotud peamiselt siis juhi valimisega, kus on 2 peamist kandidaati, üks on siis Kristina Kallas, praegune haridusminister ja siis Hendrik Terras. Nüüd Kristina Kallase osas, võib tema ministri tegevuse kohta öelda seda teist kolmandat, mina ütlen, et ta on enam-vähem hakkama saanud selle oma tegevusega, aga mis loom see Hendrik Terras on ja kuidas seda hinnata, Hendrik Terras on minu jaoks selline tõeline must kast või ta ei ole isegi nagu musta kasti piirjooni veel omandanud, ta tundub, et ta on üks inimene, kes on võtnud väga palju sõna, aga selles mõttes on ta võib-olla Eesti 200 kvintessents, et sõnu on tohutult palju, aga milles idee tegelikult seisneb, see on ebamäärane ja nüüd Hendrik Terrase selja taga siis omakorda mängib prominentset rolli siis omakorda veel ärimees Joakim Helenius, väga tuntud Soome-Rootsi päritolu investor, kellel olid Eesti 200-ga selle Eesti 200 areenile tulemise ajal väga suured plaanid, nimelt tema unistas sellest, et Eesti 200 kaudu tema pääseb siis Eesti riigi raha- ja majandusasjade tüürimise juurde, aga kui Eesti 200 oli valitsusse saanud, siis keegi ei kutsunud Heleniust enam sinna laua taha, kui erakonnad hakkasid asja ajama, ta solvus ja lahkus Eesti 200-st ja nüüd ta siis seisab Terrase selja taga. Mina isiklikult küll väga kardaksin, kui üks võõra riigi, ehkki sõbraliku riigi ärimees ametlikult deklareerib, et ta tahaks Eesti riigi raha- ja majandusasjadega olla hästi kursis, ta tahaks ka neid nii-öelda tüürida siia või sinnapoole, et ma arvan, et see ei ole hea asi, sellepärast, et olgu need, meeldigu need poliitikud meile või ärgu meeldigu meie omad poliitikud, aga üks asi on selge, nad on valitud ja see valimine paneb nende peale vastutuse. Üks härra Joakim Helenius, kes tahaks siis Eesti riigi asju ka, majandus- ja rahandusasju ka ajada, ei ole valitud, ta ei kanna mingit vastutust ja sellega seoses ta pole absoluutselt mitte midagi pistmist nende kogudega ja nende kohtadega, kus Eesti riigi asju aetakse. Sellepärast ta ütleb homme näiteks, et okei, mulle see mäng enam ei meeldi ja tšau, paka, ma lähen minema, läheb kuskile mujale ja meie jääme siia. Priit, sa teed Joakim Heleniusele selles mõttes natuke liiga, et selliseid suurettevõtteid, kes on toetanud ühte või teist või mitut parteid ikkagi mitte eesmärgiga toetada ainult maailmavaadet, vaid toetada ka seda, et saaks vähemalt oma ettevõtluse arengule kuidagi mingisuguse legaalse suuna anda, neid on ju teisigi peale Joakim Helenius, et tuleb ja on kõigis teistes arenenud ja demokraatlikes riikides, see on täiesti normaalne nähtus. Aga mis mulle nüüd selle praegu toimuva Eesti 200 juhi valimiste puhul silma torkas, oli üks kandidaadi Kristina Kallase pillatud lause, ma ei tea, kas see oli juhus või oli see väga peenelt välja käidud asi, mis jäi kuidagi ridade vahele ja ta väitis, et vastamisi astuvad tegelikult Tartu nii-öelda haritlased versus Tallinna uued ettevõtjad. Ja võt see on nüüd mingisugune uus lähenemine ühe partei juhi valimisel, et Kristina Kallas, kes ka õpetab Tartu Ülikoolis, lisaks sellele, et ta minister,
ja on seotud haridussüsteemiga pikalt ka enne seda, kui ta oli minister, ütleb väga selgelt välja, et nüüd vastanduvad nagu sellise hariduspealinnu Tartu ja Tallinna noorte ettevõtjate huvid. Ma ei tea, kas see Johannes Terras ühe ei ole juhi valimisel mingisugust ja ei, seda enam, et Johannes Terras isegi ju õppinud Tartu Ülikoolis just ajakirjandust ja kommunikatsiooni, mis tähendab ju selles, et nagu lõugade liigutamine ja jutu rääkimine ongi tema põhiline eriala olnud, aga ta ei ole ettevõtja, ta on selles mõttes me saame aru, kellegi käilakuju ja ütleme selles mõttes ju ka mingisuguste varasemate selliste reality show'de kaudu näidanud, kuidas ta siiski oskuslikult ennast avalikkuse ette tuua suudab, aga jah, et ega me ju ei teagi ja ma arvangi, et siin nüüd ongi reaalselt, ma olen seda meelt, et siin ongi nüüd nagu tõehetk ja see, et selline omamoodi nagu vastandite väljatoomine ka Kristina Kallase poolt on muutunud selliseks nagu keskseks küsimuseks Eesti 200 puhul, näitab seda, et inimesed ei räägi mitte selle eest ka erakonna sees, mida nad teha tahavad, aga nad räägivad seda, mida teine halvasti tahab teha ja milline on see konflikt, ehk et ütleme niimoodi, organisatsiooni loogika mõttes on see täpselt selline hukueelne olukord, kus organisatsiooni siseselt ei räägita mitte seda, mis on organisatsioonile hea, vaid sellest, mille poolest teine on halvem. Marek, Kristina Kallas ja Hendrik Terras on olnud väga viisakad üksteist iseloomustades. Ma teen siin väikese ennustuse. Kui võidab Kristina Kallas ja saab erakonna juhiks, jätkub vaikne allakäik visinaga ja järgmistel parlamendivalimistel Eesti 200 enam parlamenti ei pääse. Kui võidab Hendrik Terras, siis toob ta endaga kaasa Joakim Heleniuse, kelle majandusmõtted on põhimõtteliselt üsna sarnased Reformierakonna omaga, tekib sisemine jagelemine, tekivad uued põnevad mõtted, erakond läheb lõhki ja selle tulemuseks on erakonna hääbumine ja järgmistel parlamendivalimistel nad enam ei saa parlamendi igal juhul, ükskõik mis ka juhtub, on see erakond lõpetanud oma pika tee järgmisteks valimisteks. Ehk et ikka, laeva viimane ohe, kas laeva vaikne susin või aurulaeva plahvatus? Tuletame kuulajale meelde, et praegu on Eesti 200 reiting 3 ja 4% vahel, aga see oli 12-13%. Ja siinkohal väike paus. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkab Kuku raadio stuudios Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi ja meenutame nüüd natukene seda aega, mis toimus 30 aastat tagasi. See on oluline aeg sellepärast, et 30 aastat tagasi lahkusid Eestist viimased Vene väed ja tegelikult, kui vaadata nüüd neid ajaloosündmusi ja lugeda neid materjale, siis lõppkokkuvõttes see, mida siis Vene pool algselt soovis, et millal siis need viimased Vene väed võiksid üldse lahkuda, nende plaanide järgi oli igal juhul uhkelt kuskil siinpool 2000. aastat, nii et meil läks selle asjaga väga hästi. Nagu igal suurel asjal on ka Vene vägede lahkumisel palju emasid, palju isasid, palju ämmaemandaid, kui lugeda tollest ajast pärit meenutusi ja materjali, siis ikka jõuad mõne sellise looni, kus üks inimene ütleb, et mina ja siis ma ütlesin, et mingu need venemehed välja ja leppisin kõigiga kokku. Tegelikult oli see muidugi mitte ainult poliitikute, mitte ainult sõjaväelaste, mitte ainult diplomaatide läbirääkijate, vaid kogu Eesti rahva saavutus, et need Vene väed siit minema läksid. Jah, loomulikult ta seda oli ja ütleme niimoodi, et ega nad kõik ju päris korraga ei läinud, osa läks varem, piirivalvurid läksid varem ja jätsid piiri Eesti valvata, Paldiski tuumareaktori juurest läksid seda valvanud sõjaväelased hoopis hiljem, kui tegelikult tänasel päeval 30 aastat tagasi, aga igal juhul lõpetas see suure vastasseisu ja mina mäletan veel ajast, kui Vene väed olid siin sees sellist väga pinevat olukorda, kui ma käisin noore ajakirjanikuna Kuperjanovi pataljonis, siis oligi niimoodi, et tegelikult Kuperjanovi pataljonis tookord aega teeninud Eesti sõdurid vaatasid
automaadid käes, silma, automaadid käes vastaspoolel seisvutele Vene sõjaväelastele ja see oli ikkagi väga plahvatusohtlik olukord, nagu ka 93-31 aastat tagasi jäägrikompanii ümber toimuv ja kõik nii edasi, nii et tegelikult Vene vägede lahkumine siit ja kõigist nendest riikidest, kes on täna meie liitlased ja kus Vene väed sees olid, oli ikkagi väga oluline ajalooline samm. See muidugi, mis minu jaoks oli hämmastav, et kuigi oli ju loetud ja enam-vähem aimata, et kui palju neid sõdureid ja seadmeid ja värke ja kõike siin oli, aga kui seda siis äraviimisprotsessi oli võimalik näha, kus kõik võimalikest pragudest ja urgastest need tankid, need soomusmasinad, kogu see relvastus, mille hulka veeti ju ära kümnete, kui mitte, ma ei tea, mitmete rongidega. See oli uskumatu, kui palju siia tegelikult oli selle okupatsiooni aja jooksul vaikselt sisse imutatud ja paika pandud väge, millel oli ju kahepidine roll. Ära viidi ka 3 siin paiknevas baasis asunud tuumaraketid. Just, ja selles mõttes jällegi, kuna varem oli natuke teada, et midagi siin on ja seda äärimeeri räägiti, eriti Lõuna-Eestis, kus need valdavalt sahtid olid ja Saaremaal ka, siis asjaolu, et see teatavaks sai, oli üsna jõhker ja selles mõttes oli see nagu selginemise moment väga suur, et mille tõttu ja kui habras see tegelikult iseseisvuse saavutamise piir oli, nagu Priit ütles, loodeti siin veel sees olla 10 aastat ja vaikselt seda kõike välja viia, lootuses, et sellepärast, et enamus tankivägesid oli valdavalt mitte ainult välisvaenlase vastu, vaid ikkagi ka selle jaoks, et sisemisi rahutusi võimalusel lahendada ja selles mõttes oli see tõepoolest geniaalne ja viimane hetk ja kõik need, kes sellest aru said, kõik need, kes oma närve kulutasid ja ma saan aru ka maksasid, hävitasid, kui Jeltsiniga oli vaja läbirääkimisi pidada, siis ikkagi tänu neile ja austus kõigile, enne kõike president Merile ja tema kaaskonna. Ja kahtlemata, aga mitte ainult president Meri, see oli nagu diplomaatiline ja riigijuhti tasand, aga samuti ka toonane kaitseminister Enn Tupp, kes oli sellega väga põhjalikult Jüri Luik ja paljud teised inimesed, kes olid sellega väga põhjalikult seotud ja lõppkokkuvõttes kõik meie, kes me toetasime kogu seda iseseisvamist ja vabadusliikumist, mis meil siin oli. Ja siis, kui Vene väed olid Paldiski kaudu siis oma tankid oma transpordilaevadele ära lükanud, siis algas või isegi veidi enne seda algas meeletu parseldamine, kus Vene ohvitserid müüsid kõike, ükskõik mille eest, et ma mäletan, et kui ma toona töötasin siis ja ühesõnaga nad kas või olid valmis sind panema siis tuumaraketil ja ümber maailma lennutama, kui sa maksid neile valuutas, mäletan, et toona töötasin Eesti Ekspressis ja meil oli selline võimalus, et meie Ekspressi töötajatele tehti lõbusõitu Vene armee hävitajatega. Nii et siis mindi lennuväljale, tulid Vene sõjaväelased tulid vastu, nii tehti trepp, lükati siis MiG-29 juurde, seal on 2 kohta, piloot ja teine inimene ja inimene istus sinna taha. Ja sina ka? Ei, mina ei sõitnud, ma tunnistan ausalt, mina ei sõitnud, ma ei tahtnud sellega lendama hakata. Ja siis tegi ja hävitaja kerkis juba praktiliselt Eesti Vabariigi kohale, tegi sealt tiiru ja tuli tagasi, et see täiesti uskumatu, milline hullumeelsus toona käis ja kuidas neid parseldati kogu seda kraami. Aga millest on vähem räägitud, jah, Vene vägi lahkus, aga Vene vägi lahkus niimoodi, et tegelikult see jalajälg, mis oli nende kohalolekul siin kogu aeg olnud, vajas ka Eesti riigi lahendamist. Need mahajäetud mõnel pool hiiglaslikud sõjaväeosad, kus teenis omal ajal ju ka kuni 400 okupatsiooniarmee sõdurit ja ohvitseri. Sinna jäid maha raketikütused, tsisternid, erakordselt ohtlikud, sinna jäi maha reostatud ala, sinna jäid maha purustatud klaasidega sõjaväelinnakud ja nii edasi, nii Tapal, Saaremaal, mõnel pool Lõuna-Eestis, Ida-Virumaal. Ehk siis tegelikult see oli ka üks probleem Eesti riigile, aga see
probleem lahenes nagu suhteliselt lihtsalt, sest et Vene väed olid läinud ja see oli emotsionaalselt palju olulisem kui see, kuidas nüüd kohalikud võtsid ja tegelikult selle sama, mul on teatud seos sellise kohaga, mis omal ajal kandis nime Dejevo Karujärve ääres Saaremaal, mis on nüüd Karujärve, kus oli tohutu hiiglaslik sõjaväebaas, mille kohalikud tegelikult üsna kiiresti korda vuntsisid. Minu enda kogemus on seotud sellega, et 94. aastal mainitud Enn Tupki palkas siis mind ja mu kolleegi tööle Kaitseministeeriumisse ja siis sellise väliseestist tulnud spetsialistiga nagu Jüri Valge sai tehtud pärast vägede lahkumist väga põhjalik ülevaade tehnilises mõttes, mis nendest vägedest siis maha jäi ja mis seal tegelikult toimus. Ja ma arvan, et see informatsioon on siiani kasutatav ja tõenäoliselt ega Vene toimimispraktika ilmselt ka nüüdses armees ei ole väga palju muutunud, nii et jah, saime teada, mis toimus tegelikult seal samas Hara lahes, kus oli allveelaevade baas ja seal lähedal Suurpeal olevas uurimisinstituudis, nii nagu uurisime siis ka neid raketišahte. Ja ütlen ausalt, et see andis mulle veel rohkem kinnitust, et iseenesest see pomm, mille peal me istusime, oli üsna jube, sellepärast et sõjalise konflikti korral, ma arvan, oleks Eesti nende samade teise poole poolt, kellega me täna läbi saame, NATO ja lääs, ilmselt maa pealt pühitud, kuna varasid oli siin hävitavaid väga palju. Ja püüdku kas või tänased noored ette kujutada seda, et pärast kella 10 ei saanud Tallinnas minna mere äärde, sellepärast et Vene piirivalve oli lihtsalt selle piirkonna kinni pannud ja seal oli Okastraat tõkked ees. Aga lõpetame tänase saate ja soovime toredat algavat eestikeelset kooliaastat kõigile neile, kes lähevad esmaspäeval kooli, hoolimata nende vanusest, emakeelest ja rahvusest. Kohtumiseni! Keskpäevatund.